Hei hopsti kentukõlevid, tere tulemast meie väiksesse Pärnu Getaway'le. Nüüd ainult teile väike saladus, me ei ole tegelikult Pärnus. Me oleme Kossi saarel, ärge teistele öelge. See on meie saladus. Mis me siin siis nüüd teeme? Eelkõige võtame natukene aega maha, iseendale, chillime, naudime veel nii palju, kui siin seal kuskil meie läheduses saab mingit viisi päikest endasse sisse imada, et vastu pidada tulev jõulude ja talveaeg. Winter is coming. Seal nurga taga tuleb ja annab molli oma seasonal depressioniga. Nüüd apsti. Vaata, mul on siin lehmad. Vaata, kus on matsutavad. Hell yeah! Igal juhul, samal ajal kui meie siin saame valmis nüüd GPS ja vaatame, kuhu me läheme, võtavad tuleviku Mart ja Liina üle ja näitavad teile natukene ka meie tuba. Tulge sisse ära, siis me saame rahulikult rääkida. Nii, Kaja. Kaja on siin. Very nice, mis meil siin siis on? Meil on igal juhul voodi, very nice. Kõik ajab läbi, mis meil siin on nagu. Pane see korraks ühe klipi ka, kuidas me oleme siin naabritega kokku puutunud. Tõesti teile meeldis meie tuba. Mis sest, et seal on paberis seinad, on ju. Antimakika, siis siit niimoodi bum. Siin on üks sama tee, mis läheb siit ainult ei lähegi nagu. Antimakika või? Antimakika. Üks mis ma tahan tegelikult võibolt siin veel rääkida, et ükskõik mis sa nagu küsid siin inimeste käes, siis on vastus on Yes. Is it like next to this building? Yes. Siis tuleb välja, go 100 meters straight next to the church. Ja siis me oleme mingi Yes. Ma vaatasin vahepeal neid eelnevaid klippega üle, issand jumal, mis toimus? Ma olin täiesti lupi. Kell oli 7:30 hommikul, kell on nüüd 9:30 hommikul. Ja meie... See on nagu hot air balloon ride all over again. Esi nupp ei hakka tööle, aga loodame, et... töötab. Kuule, mis häält see auto teeb? Minul on küll siuke kahtlane tunne, et keegi on sellega off-roadi käinud sõitmas. Wow! Mis ma tahtsin tegelikult neile näidata, peale siin Liina on meil ka väga palju ilusaid vaateid seal kauguses. Ei, mina olen sinu jaoks kõige ilusam. Ei ole vaated ilusad. Siin on mingisugune teine saar, ma ei tea, mis selle teise saare nimi on, paneme ekraanile peale. Ma loodan, et olete pannud tähele ka minu kõige kiiremaid uusi prille. See on see, kuidas me siis tegime tagasi meie naabritele. Tahad, et Liine filmib sulle montage või... Yeah. I need to know. Wow. Eledad püksid, su ainsad püksid, tõmba siia poole ruttu see jook ära. Ossin mingid green mocktailid. Ma loodan, et sinu ma on parem. There's a problem. Ma tean. Just täpselt. There's a problem. Saaremaa versus Goss. Goss. Aga ärge teistele öelge, me oleme Pärnus teiste jaoks ikka või. Instagramis kõik arvad, et me oleme Pärnus. Sydney pani ka mingi, ma arvasin, et te olete Pärnus. Nagu te teate, meie jaoks on äärmiselt oluline olnud leida kohta, kus me saaksime teha lehmale pai. Siin igal pool on lehmad olnud, aga Liina neid väga hartunud. Ja ma olen teda siis töödelnud siin terve aeg, et lähme teeme selle pai ära, siis on tehtud. Kas sa tahad, ma võin ise tulla? Need ei ole lehmad, need on pullid. No ma räägin siis pullidele päris ei lähe juurde, vaata, kus need jõllitavad. Veits judgmental on. Vaata, kui suured kakauinnikud neil on, mida päris. Ja olemegi jõudnud Kosslinna. Parkimisega on siin ääretult keeruline. Kitsad tänavad, kõik jutud. Lähme natuke chillime linna peal ringi, mis siin shoppata saab, sest meile meeldib väga shoppata. Shoppamine. Me lõpuks leidsime jääkohvi. Ma olen nii excited. Ta ei ole nii magus, kui ma oleks eeldanud, aga ta on väga hea. Tegime meie väikse fuel stopi. Tellisin endale siis niisugused kuningkrevetid, mis on niisuguse suure peaga, need tulevad see kohale. 11 € ja ma sain niisuguse väikse pannitäie siin. Küll see on juba söödud mul siin, aga ma lihtsalt lähme kuhugile mujale veel. Üks asi, mis on nagu väikse miinusmärgiga, on siin suhtlus neil. Nad on omas nagu vaibis, nad lihtsalt nagu they just do things. Leidsime mega suure
feikide poe nagu praegu siin on nagu, ma mõtlesin, et issand jumal, kas tõesti on siin olemas, no vaata, sa võid vaadata nagu, need siin on, no tegelikult noh, need ei ole midagi nagu nii erilist. Jordanite juurde. Lähme Jordanite juurde, jah. Peaks ootama, millegi pärast kell 7 avatakse see pood, mis on nagu, miks? Ongi nad niimoodi müügis siin. Kui me tuleme siia poole, see on sama pood on. Väljast paistab kõik nagu täitsa nagu kikimikki on ju, aga kui sa vaatad seda Nike'i silti, see ei ole nagu see noh. Ma arvasin, et nagu Kreekas ei ole sellist asja, aga nagu noh. Kreekas ei ole nalja, et siin on iga nurga peal on kutsi-mutsid. Ma korraks tahtsin uskuda, et on nagu. Kell on saanud 7, lähme vaatame need feigid üle, mis nendest saab. Kui nad tõesti mingisugune hingehinda küsivad, siis ma ilmselgelt neid ei võta. Sorry, in 10 minutes. In 10 minutes, please. Okay, 43. very perfect. We have it. How much is that? 450. 450? Yes. And they are real? Only real, my friend. One time. Sorry, Are real. And how much are these? 500. I have your size. Tahad proovida, et sa ei taha? Ei taha, ma arvan. Okay, I think this... Yeah. See värk oli äärmiselt fishy. Ma tegin Instagramis siis niisuguse väikse polli, kus ma uurisin inimestelt, kas ma peaksin minema uurima seda asja. Uurima ma tahtsin seda minna. Alguses, kui ma küsisin nende käest, et hei, et ma tahaks nagu minna proovida, vaadata neid lähemal, siis öeldi, et vaadake väljast ja kella 7. Siis kui mu boss tuleb, siis me saame sinna sisse minna, mis oli juba algselt juba täiega fishy. Seal väljas olid kutsi-mutsid, kaikid jutud. Seal kõrval me käisime nagu päris niisuguses nagu mingi spordipoes, kus oli nagu erinevaid brände ja sa said aru nagu seal sisemuse poolest, et seal nagu inimesed päriselt hoolisid nendest toodetest, aga kui me vaatasime sealt nagu ukse vahelt sisse, siis nad olid, kõik olid niimoodi pilla-palla. Nagu reaalselt ketsid olid hunnikus visatud ilma karpide asjadeta. See ei ole loogiline arvestades seda, kui palju need maksid. Feikide eest 450. No sest arvab, et need on päris. Võib-olla ta ise ostis selle eest on mingi yes, tourists, tamm, very tamm, yes. Ma tegelikult lootsin, et ma saan mingi kuskil mingi sotiga osta selle juurde, mis ta nimi nüüd ongi? Metsakutsu juurde, et ma saaksin minna ja nagu võrreldes, tal on endal olemas samad off-white'id, kui ma ei eksi. Aga kas sa sai ainult sularahas ka maksta? See lihtsalt nagu kõik on nii nagu absurdne. Igas väikeses poes on saanud maksta kaardiga. Ükskõik mingi nurgatagused väikesed poed, kus me oleme käinud, kus me ostime magneteid, erinevaid asju. Ja seal on mingi no, only cash, my friend. Ma ei oleks tõesti arvanud, et Kreeka, mis kuulub Euroopa Liitu, on tõesti nii hullusti. No, sest et igal pool ongi kukimukisid. Kukimukisid, nojah, no. See on nagu tavaline. Kui sa kohe vajutad like, subscribe ja kommenteerid, siis tuleb see sama lehm ja teeb sulle unenäos pai.